Kalevi värava, Marko Mets Niinepuu hooaja esimene kaotus, kuidas kommenteerid Kaljuga mängu? Raske mäng. Vastane on vist peaaegu tugev ja tegime kaitses väga palju lolli vigu. Esimesed 2 väravat olid ka sellised, ma ei julge kohtunik vaielda, aga sellised kahendavad. See penalt oli kahendav ja siis see, kus meil vist oli 2 mängit audis, kui teine värav löödi. Siis neil on raske. Penalti ma oleksin kõik kinni püüdnud, siis on kahetsen. Ja milliseid korrektiive siis järgmiseks nädalaks? No Eestis me tahaksime rohkem enesekindlust koguma. Järgmine nädalast on Flora. Sillamäe on kõigepealt. See on ka tugev tiim. Nagu saaksime mängu. Ja lõõsend vastaselt palju mängu. Aga ütleme, et kui teisel poolel mängis Kalev tunduvalt rohkem palliga, kuidas sa ise tundsid, et kumb see parem oli, kas siuke taga kindel oleks või siis, et kui palliga mängitakse? No loomulikult palliga, sest kui palju mängijasse sellega on minu rohkem. Ikka peaksime rohkem vastu mängima ja ise nagu palli. Et nüüd esimest korda mängid sellist 5 kaitse formatsiooni ka, kuidas sellega on, et kas sellest võis ka teatud segadused tekkida seal? Sellest tekkib see segadus, et keskväljal meil oli 2 mängijat, kes jaksavad lõpus. Meil oli keskväljal siuke auk. Küll oli taga müür ees, aga keskväljal pandi suht. Pandi vaida suht. Selge, aitäh! Tallinna Kalevi treener Daniel Meiele, et hooaja esimene kaotus Nõmme Kaljule 1-3, et kuidas võtad kokku mängu? Mängisime sinnamaani oma kokkulepitud mängu, kuni tuli otsus. Pärast otsust oli juba raske ja eks ta niimoodi läks, aga ma ei tohi kedagi kritiseerida ega õigustada, et see pole meie asi on see, et on oma meeskond mängida. Kuni selle penalti otsuseni olime täitsa, kõik oli niimoodi nagu pidi ja siis edasi oli raske. Et poole ajal, et kas tegite mingisuguseid taktikalisi muudatusi ka või proovisite sama taktikaga edasi? Poole ajal rääkisime seda, et julgemalt mängida, kui meil on 3 keskkaitset, et nendest üks võib tõusta olemas keskpoolikus ja siis üht-teist veel, et kui võimalus on, Nõmme laseb, et ise mängida, mitte karta, 2-0 juba seis. Ja tuletasin meelde, et me oleme juba korraga varem mingi paar aastat tagasi vastu olnud kahega tagant välja, et kõik oli võimalik, aga Nõmme lõi 3. ja see oli ilus väravat. Eks vaatame video üle ja pärast mõtleme, kuidas edasi näeme, et järgmine mäng Sillamäega. Ja Sillamäega mängu kohta küsikski järgmisena, et millise taktikaga sinna peale ja et millise plaaniga Sillamäele? No Sillamäe kohta nüüd tuleb namoodi lint läbi vaadata ja vaadata, kuidas mängivad. Praegu pole mitte mingisugust aimu neil, kuidas nad mängivad. Vaatame lindi üle, siis vaatame enda mängijad, kes on terved, kes tohivad mängida, kes tohi mängida ja vigastusi palju, et siingi mängus lõhuti meil 2 mängijat ära, et loodame, et saavad jaluda. Aga kuidas kommenteerid seda, et teine mäng järjest punane kaart, et millest see võib tulla? No oli, see mäng pole midagi rääkida, et Deniss võttis esimese kollase ja teine kollane oli juba lollus. Seda poleks vaja teha. Tuleb hoida pea küll, midagi teha pole. Loomulikult on raske profidega, aga kui sa teed rumalusi, siis ülejäänud meeskond kannatab. Eks ta neid peab uhatama, millal ta uuesti mängima saab. Selge, aitäh! Nõmme Kalju ründaja Jüri ja Tartiimov, palju õnne, 3-1 võit Tallinna Kalevile, et kuidas võtad mängu kokku? No läks nii, nagu pidi minema, meile võit ja suhteliselt kindlalt. Et 2 väravat ka, et võib enda esitusega ka väga hästi rahule jääda? Seda küll, oleks võimalusi täna rohkem, et oleks võinud selle 3. ka sealt kätte saada. Penalt oli üks, mis andmata jääb ja ise võin mööda paar korda, aga muidu on jauk rahul. Et Tallinna Kalev on nüüd siis esimest aastat meistriliigas tagasi, et kuidas kommenteerid nende sellist komplekteeritust ja mängu, et paistab, et neil poisse palju ja kõik on sellisel meistriliiga tasemel, et eks nendest võib tulla selline tugev keskmik, kes võib üllatada kõiki, aga õnneks see meid täna üllatab. Selge, suur aitäh!